noh, ma arvan, see värske õhk juba ise on tervis iseenesest ja kes ikka vähegi sporti teevad, siis mitte piirduda saaliga, vaid ikka vabas õhus teha, et see looduse sees juba emotsionaalselt hoopis teine asi, aga me oleme ikka alati katsunud võimalikult palju vabas õhus teha ja eriti kui siin metsal vabad vahendid, kus on mingi kang lõuga tõmmata, kätekõvertsi teha, kõhulihast teha, natuke selga, et need on need põhiasjad ja teame ju kõik, et mida rohkem liigume, seda tervemad oleme, seda kauem elame ja seda suurem on töövõime ja noorte õppimisvõime, nii et kõik ainult positiivsed emotsioonid ja asjad. Praegu vend Toomas juhendab treeningut. Räägi paari sõnaga lahti, mis täna programmis oli? Noh, me kumbki pole siin lihtsalt professionaalsed treenerid, et me oma kogemustest räägime. Täna ongi pigem see, kuidas meie oleme trenni teinud põhilised asjad ja me ju 9 aastast alates oleme Pirital, kui siia trenni tulime, ikkagi füüsiline periood oli talveti ja kevad, sügis 3-4 korda nädalas jooksime siin metsal ja tegimegi need samad lõuatõmbamised, althoie, pealthoie, rööbaspuudes ja kätetoeng, tõstmine, siis kätekõverdused, kõhulihas, selglihas, et me oleme seda meelt olnud, et ikka oma kereraskusega peaks iga normaalne inimene ikkagi ise hakkama saama, üle aia ronida, kuskilt midagi puretamises oled ümber, sul on vaja paati ronida, pealt palju näeme, et märgal riietega nii paljud ikka mõned ei jõua, et ongi hädas, et need asjad ei tohiks nagu hirmutada. Et terviseradadel treening on igati asjakohane ka purjetajatel, et ei pea ainult veedel olema. Noh, ei, muidugi. Purjetajad vajavad füüsilist ja eks iga spordiala vajab füüsilist. Me oleme ka neid teste teinud, et kui lihtsalt vaim väsib, siis hakkad vigu tegema väga lihtsates asjades, mingid teooria küsimused, mingid seal tee andmise reeglid, purjetamised, kohe testisime. Nii kui teed harjutust ja aju väsib, vaim väsib, hakkad eksima, nii et ma olen iga spordialal, sul peab see meel terav olema lõpuni välja võistvel.